Pulmakleidi trendidest rääkides tegelikult saab lähtuda kahest asjast. Üks on nagu siis tõesti hooajalisust, et mis on kevad 2017, mis on sügis 2017 ja nii edasi, või siis teine, mis on nagu selline hetke trend üleüldine. Kui nüüd tõesti vaadata, nagu mida moelavadel näidatakse, et mis on nagu kõige värskemad trendid, siis on kindlasti selline off-shoulder efekt, nagu et kleit oleks alla vajunud õlgadelt, siis palju on näiteks heleroosat ja puudritooni, et värviline kleit täiesti moes. Väga suur moeröögatus pulmakleitide hulgas on üldsegi taljed paljastav, näiteks kropitud topp ja seelik üleüldse ja ka igasugused väljalõiked kleitidel. Nendega on nüüd see mure, et tegelikult täna nad on hästi kihvtid, hästi moodsad, aga 10 aasta pärast või isegi 5 aasta pärast vaadates, et see ei pruugi enam nii hästi mõjuda. Nii et siis on tegelikult ka pulmakleitidel teine selline suurem suund. Et kui 10 aastat tagasi olid kõigi unistuseks selline korsettkleit, siis täna korsettkleite loomulikult on, aga oluliselt vähem. Et ütleme, et peale korsettkleiti selline järgmine suur trendilaine oli pits. Ja pits on ka täna veel täiesti tugevasti teema. Pits on küll ka klassika, aga need klassikalised trendid, neid lihtsalt ongi, et nad aeg-ajalt tõusevad, neid rõhutatakse ja siis jälle kaovad ära. Mis nüüd kõige viimane on see, et pulmamood on jõudnud järgi tavalisele trendile, et minimalism, puhtus, selline, et kangad on üldsegi nagu pigem reliefipõhised, läige versus matt, et kõik selline teema, mis on hästi lihtne ja lubab sellel pruudil särada. Ja hästi huvitav asi, mis on veel, on, et kuna Instagram ja ütleme, et üldse sotsiaalmeedia on hästi nagu tähtis, siis on ka loor teinud nagu oma comebacki, et see lihtsalt nagu tuules lehvimas on nii nagu fotogeeniline, et raske on vastu panna sellele. Ja need ongi suuremad trendid.